Tere tulemast tagasi Võlusoppi. Täna ootab sind lugu, mis räägib mõtetest. Nendest, mis jooksevad, hüppavad, keerlevad ja mõnikord kaovad hoopis ära. Aga enne veel, kui sulle meeldivad Võlusopi lood, siis palun pane meile like ja subscribe, siis me teame, et teeme õiget asja. Aitäh sulle! Seekordne lugu on Ruunost ja kadunud mõttest. On varajane hommikutund. Murugi pole jõudnud veel ära kuivada, aga Ruuno istub juba suure tammepuu all. Istub ja hoiab 2 käega oma peast kinni. See ei ole võimalik. Mu mõte oli siin. Just alles oli. Pomiseb ta. Lumi astub tasakesi ligi. Mis juhtus, Ruuno? Ruuno vaatas murelikult puu juurt. Mul oli üks geniaalne mõte, aga siis tuli teine mõte ja 3. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et äkki ma unustasin süüa ja et kas Siira tuleb täna ja miks lehed langevad juba. Ja nüüd pole mitte midagi alles. Lumi naeratas õrnalt. Mõtted on nagu liblikad. Neid ei saa jõuga püüda. Mina tahtsin neid hoopis järjestada, ohkas Ruuno. Mõnikord aitab vaikus. Istud, hingad ja lihtsalt oled ja mõte tuleb ise tagasi. Mõtlemiseks ja lihtsalt olemiseks aga enam aega ei olnud. Läbi puude jooksis nende poole Siira. Tal olid paberid pihus. Teeme nüüd kõik korraga ära, hüüdis ta. Joonistame, sööme, teeme päevaplaani, laulame, tantsime ja hakkame vaarikaid sööma. Ruuno kattis oma kätega nüüd pea hoopis ära. Palun mitte veel rohkem ideid. Siira vaatas teda segaduses. Mida rohkem, seda uhkem. Lumi raputas naerdes pead. Võib-olla vahel vähem on rohkem. Frederik maandus oksale. Ta silmad olid rahulikud nagu alati. Kui mina mõtlen, siis ma teen seda hästi aeglaselt. Ma lendan ringi ja ootan, kuni mõte maandub. Mõte vajab ruumi. Ruuno tõstis pilgu. Aga kuidas sa tead, milline mõte on oluline? Frederik muigas. See, mis jääb ka vaikuses alles. Kas tead, Ruuno, et mesilane suudab meelde jätta rohkem lõhnu, kui inimene suudab järjest nimetada. Aga ta ei torma. Ta nuusutab keskendunult. Ruuno jäi hetkeks vait. Mulle tundub, et ka minu mõte tahab nuusutamist, mitte tagaajamist. Siira hüppas selle peale õhku ja lisas. Kui Lumi mulle laulusõnu õpetas, tahtsin ma ka kohe kõike teada, aga tegelikult sain kõige kiiremini loo selgeks siis, kui jäin vait ja lihtsalt kuulasin. Ruuno hingas sügavalt sisse ja välja. Ümberringi on vaikus. Ma vist hakkan aru saama, et vahepeal tuleb lihtsalt peatuda. Jaa, lausus Lumi, et leida oma mõte. Ja nii tuli Ruuno geniaalne mõte tema juurde tagasi, läbi hingamise ja vaikuse kuulamise. Vahel on kõige parem tegutsemine hoopis mitte tegutseda.
kui peatume ja kuulame iseennast, leiame tee tagasi selgusesse.